ellujäämine katastroofidele vaatamata või katastroofilisi sündmusi mitte lihtsalt üle elades, vaid kasutades on täiesti reaalne nähtus ja tohutu mitmekesine. Kui te lubate, väga lihtne näide. See liik esineb ka Eestis ja see on väike vähilaadse moodi selline tillukene loomake, kel on 3 silma ja ladinakeelne nimetus ongi triops. Eesti keeles see on kilbik. Troopilised kilbikud on natukene suuremad. Kilbikute liigid ei muutunud praktiliselt üle 200 miljoni aasta jooksul. Selle aja jooksul keskeltläbi sellised asteroidid, tohutu suured löögid meie elusa planeedi pihta leidsid aset umbes iga 25-26 miljoni järel. Popingai kraater, Yucatani meteoriit, neid oli nii palju. Kilbik elas ja ilmselt jääb elama praktiliselt muutumata. Kuidas see võimalik on? Ta on kõigeks valmis. Ta on kiskja, väike, aga usin. Ja mis on hämmastav, tema munad taluvad nullniiskust, ei hukku. Taluvad absoluutselt nulli võib-olla mitte, kuid mitmekümne kraadise pakasega ilmad nad taluvad suurepäraselt. Nad on nii kerged, et tuul viib neid absoluutselt igale poole. Selline loom, aga on ka teisi, on kalu, kalade liik ja Latimeria Coelacanthus ja siis teine Latimeria liik, keda hiljuti avastati Indoneesia vetes. Ja oma 40 kuni võib-olla 70-80 miljonit aastat. Korralik sügavus 300 kuni 700 meetrit, eks ole. Rahulik kasv, väga suur võimas kala ja väga kõrge immunokompetentsi tase. Neid momentideks ma siin nimetan asjaolud, võimed ja omadused, mis võimaldavad tõesti katastroofidest võitjana välja tulla. Kui me räägime just nimelt liigist, siis kõige üldisemalt võttes äärmiselt tähtis, et liik oleks generalist, saaks toituda väga erinevatest asjadest, et sellel liigil oleks väga kindel paljunemise sesoonsus ja muidugi äärmiselt tähtis on liigi suhted teiste liikidega. Koosluses elavad kõik liigid. Viimane asi, mida ma pean mainima, rääkides liikidest, suhted tõesti teiste liikidega. Ahvid, kuidas nad elavad? Suurepäraselt, kui inimene ei sega. No näiteks Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aasias, Aafrikas, nad elavad väga hästi ja muidugi nendel on väga kindlad, väga konkreetsed, välja peetud ja tohutu suurte kompensatsioonimehhanismide ja võimetega sotsiaalsed struktuurid, aga nendel on sidemed, väga hästi arenenud sidemed teiste liikidega, kas või lindudega. Linnud lendavad ju, nad on laotuses ja lindude nägemine on selline, et näiteks suured röövlinnud, nad näevad surnud hiirt rohu sees 1,5 kilomeetri kõrgusel, vaenlasi, võimalikke ebameeldivusi, näiteks tulekahju, kuskil 20 kilomeetri kaugusel. Linnud näevad esimestena ja ahvid jälgivad lindude käitumist. Ja muidugi mitte ainult lindude, ka väga paljude teiste loomade käitumist ja tegelikult teised loomad vaatavad ahve. Vot selline kooslus, selline märkide vahetuse ja ka tõlkimise ning tõlgendamise adekvaatne süsteem aitab liike katastroofidest võitjana välja tulla.